Tere taas ja tere tulemast kohvipausile, Franki kohvipausile. Ja täna me räägime natukene söögist ja võib-olla ka joogist ja heast teenindusest. Minuga on siia tulnud minu saatekülaliseks Marie Põhjala Cateringist, kes on siis ühtlasi ka Põhjala Cateringi üks kaasasutajatest. Tere, Marie! Tere! Meie ajalugu teiega on juba päris pikk. On. Ja, aga võib-olla kõik ei tea veel, aga et esimese asjana ma võib-olla tahaksin, et sa räägiksidki natukene endast, et raske on kindlasti rääkida, enne ma ütlesin ka, et raske on rääkida endast, aga räägi paari sõnaga, mis asi see Põhjala Catering ikkagi on? Põhjala Catering on siis eksklusiivset toitlustusteenust pakkuv cateringi ettevõtte Eestis. Me toitlustame nii suuri konverentse, suuri gaalasid, seminare, pulmasid, et see ampluaa on tegelikult väga lai, et mille poolest me siis põhiliselt tegelikult tuntud olemegi ja tegelikult erilahendused, alakaardid, et see ampluaa on väga lai. Ja ma arvan, et Põhjala Cateringi siis täna hinnatakse põhiliselt selle trenditeadlikkuse ja innovatsiooni poolest, ehk me ei jää kunagi mugavaks. Me arendame pidevalt menüüsid, me investeerime väga palju uutesse mööblitesse, uutesse dekoratsioonidesse, uutesse nõudesse. Et me ei jää nii-öelda sellele vanale valgele laudlinale ja valgele taldrikule alati truks, et me lähme alati siis aja ja trendiga kaasa. Et ma arvan, et põhilised märksõnad, mis siis Põhjala Cateringi eristab teistest cateringi ettevõtetest. Väga hea. Sa ütlesid suuri, mis on siis kõige suurem? Paljud inimesi korraga olete kõhud täis söötnud? No tegelikult me teeme iga-aastaselt sellist vahvat üritust nagu ettevõtete jõulugalat, mis toimub detsembrikuus ja see on siis tavapäraselt olnud selline 2600 inimest, aga miks ma tema just selle ürituse just välja toon, on see, et ta on kõige keerukam meie üritustest. See tähendab seda, et toidud siis kantakse lauda. Okay. Et me võime toitlustada igapäevaselt 8000 inimest, aga kui need toidud on serveeritud bufeele, see on tunduvalt lihtsam. Ma pigem võib-olla tooksin selle raskusena välja, et mis on keerulisemaid projekte, mis me oleme teinud. Päris äge, 2600 alakaart. Jah. Ma küsin sellise küsimuse kohe siia otsa, et kes on teie kliendid, et ma saan aru, on nii-öelda pulmad ja muud, aga kui sa mõtled selle peale, et on seal riigiasutusi, agentuure, kuidas see jaotus käib? Tegelikult jaotuse mõttes on meie põhiline klient ikkagi äriklient. Et ma julgen öelda, et 60% on tegelikult ettevõtted võtavad otse meiega ühendust. Sealt edasi riigiasutused, siis alles agentuurid tegelikult ja siis erakliendid. Et nii ta umbes järjestuses läheb. Okei. Nii ma jõuangi toreda küsimuse juurde, mis siis nende kõikide klientide juures see erinevus on, et tore ka tagasiside kuulata, et versus kui küsib näiteks äriklient otse või siis Frankist mõni projektijuht kirjutab? No agentuuridega tegelikult ongi see, et sa tead, sulle tuleb päring sisse, mis on väga detailne. Üldiselt me saame kohe hinnapakkumise päringule vastu saata. Eraklientide puhul on kõige keerulisem, sest tihti nemad ei oska paljusid näitsi ette näha. Nendega me ikkagi põrgatame meile tunduvalt rohkem eelnevalt ja sama tegelikult ka ettevõtete ja riigiasutustega, et agentuuridega tegelikult meil on lihtsam asju jääda. Et sa leiad kohe selle ühise keele ja tegelikult ka see sisend tuleb väga täpne. Et see teeb meie elu tegelikult lihtsamaks. Okei. Et ühesõnaga agentuur võib öelda siis nagu teeks töö natukene teie eest ära. Ütleme nii, et meile jääb vähemaks. Et meile jääb vähemaks. Väga kiirelt kohe info kätte ja saad ka nendel selle informatsiooni põhjal väga konkreetse pakkumise juba teile panna. No me ise tunneme seda sama, et eks see töö me ju korjame sealt briefi kaudu päris palju materjali kokku ja sealt me selle sisendi saame nii-öelda ka edasi saata. Kas oled kogenud seda, et kuidas et kui nii-öelda agentuur on olnud nagu mängus, et kas see võib aidata siis kogu selle projekti, võin siis öelda niimoodi jutumärkides päästa
või ja kindlasti, et kui sa oskad kõik detailid juba ette näha, meie lähme tegelikult agentuuriga juba palju turvalisemalt projekti tegemas, me teame, et me ei ole kuskil tagalatega õues või lageda taeval, et me teame, et agentuuri töö on alati professionaalne. Nad suudavad mõelda kõikide teenusepakkujate vajaduste peale ja siis ka need teavad meie nii-öelda ka töö eripärasid, et me vajame tihti elektrit, on ju, et me vajame vett, et see eeltöö tehakse meie eest ära, et kui me suhtleme otse tegelikult kliendiga, siis me peame need asjad ise mõtlema. Okei, ma küsin siis sellise küsimuse, et mis sa arvad või mida sa tunned, et millal agentuuri näiteks pole vaja? Võib-olla see on ka karm küsimus, aga et millal on lihtne ja saab hakkama lihtsamalt? Noh, ma arvangi, et tegelikult sellised väiksemad grupid, kus ei olegi siis otseselt programmi, ongi võib-olla soovitakse tulla kokku lihtsalt päevakajalistest teemadest arutama ja lihtsalt oma töötajatega siis üks-ühele vestlema. Et sellised lihtsamad, aga jah, kui on nagu üritusel ka mingi teatav eesmärk, siis ma arvan, et agentuur on väga vajalik. Kas siin võiks ka võtta mingisuguse ka inimeste arvu mõttes juba mingi piiri, kus sa nagu tunned, et see töö muutub nagu lihtsamaks? No see 50 inimest on kindlasti selline piir. Okei. Kui sa mõtled nagu ka eelarve peale, et jällegi klient otse versus agentuur, et kuidas sa siin neid paralleele tõmbaks, et kas agentuuriga töötades on siin mingisugused võtmekohad, mida on mugavam teha ja kliendil on ka võib-olla päeva lõpuks äkki mingi kokkuhoid isegi või kuidas sa näed seda kohta? Ja agentuuridel on ju teada kõik teenusepakkujad Eestis, nad teavad, mis erinevatesse eelarvetesse mahub. Nad teavad, mis hinnakirjad on erinevatel ettevõtetel, et ma arvan, et oskavad siin väga hästi suunata ja teine oluline nüanss on ka tegelikult see, et pikaajalised suhted, et paratamatult ma arvan, ma võin kõikide catering ettevõtete eest rääkida, et agentuurid on meil olulised ja ilmselgelt me oleme paindlikumad ka soodustuste tegemisel. Et versus see, et tuleb esimene ettevõte, kes pole eelnevalt meilt tellinud, et ma arvan, et siin pikaajalised suhted agentuuridel on kliendi jaoks kindlasti väga head, et nad suudavad optimeerida neid kulusid. Seda ma võin küll öelda tõesti, et ka teie projektijuhtidega suheldes, et tihtipeale on see, et sellest esimesest pakkumisest võib saada hoopis kolmas pakkumine ja ongi vastavalt menüü kohendamistele, et kui on nagu ongi see, et lõpuks on see, et me tahame tõesti kõhud täis saada ja et see oleks nii-öelda selline, et me ei oota võib-olla seda kõige top notchi, aga me tahaks siiski Põhjala teeninduskvaliteeti saada, et siis me leiame selle kokkuleppe kuskil õiges kohas omadega. Räägime sellisest teemast nagu igasugused situatsioonid ja ootamatud olukorrad, mis igal sündmusel võib neid ette tulla. Et kui nüüd agentuur on versus klient otse, et kuidas seda hindaksid, et kuidas seal on, kas selle asjade lahendamine saab ühte või teistpidi kiiremini tehtud või kuidas see tunnetus on? Jaa, absoluutselt, et alati, kui tegelikult on agentuur, sa tead, et paratamatult alati juhtub üritusi, sa tead, sa oled neid üritusi nii palju teinud, et absoluutselt mis iganes väiksemaid, suuremaid asju juhtub, et agentuuride puhul see lahendus leitakse ikkagi väga ruttu, et ei teki mingit erilist infosulgu, pannaksegi kogu energia, et võimalikult kiiresti lahendus leida, et nagu ma ütlesin, et kui meie lähme agentuuriga koos üritust tegema, siis meie tegelikult tunneme ennast päris turvaliselt, et me teame, et seal on üks tiim, kes tegelikult kõik nagu muu enda peale võtavad, et ma ei räägi nüüd just otseselt cateringi puhul, kokaks ei ole veel liha meile tulnud, et seda õnneks ei ole meil veel juhtunud, aga jaa, et igast erinevaid asju, et mis, ma ei tea, jooksvad terviserikked, ma ei tea, torud, elektrid, sa tead, neid asju juhtub. Just. Et siis me teame, et on agentuur, kelle poole kohe pöörduda ja kes selle üldiselt alati kohe ära lahendab. Eks siin tuleb ka küsimus see vastutuse võtmine, on ju, et kes siis mingil hetkel võtab vastutust, ja ma ise nagu tunnen ka siin, et eks see on nagu, ühtpidi ongi see, et meie agentuurina võtan vastutust ja ma tunnen ka seda, et kui ma olen nagu koostöös cateringiga, siis ongi see, et kes mis asja eest vastutab või et saab seda kuidagi mõnusamalt nagu jagada või kuidas?
Just, et noh, kui tekivadki mingid erinevad situatsioonid on ju, et juhtubki midagi, et siis vastutab ikkagi see, kes selle jama nii-öelda kokku keeras on ju, et ilmselgelt on see siis seotud tehnikaga, võib-olla selle biokohaga, et ongi, ma ei tea, elektrikatkestused, mida iganes, et aga jah, ma arvan, et see agentuur on seal vahemees, kes selle siis ära koordineerib ja justkui toimima paneb. No mida me oleme ise tihti ongi kohanud nagu seda, et esimene, kelle otsa vaadatakse, on ikkagi meie projektijuht on ju, et mis nüüd on ju või mis iganes, et noh, et kas või ongi see, et mingi kuskil mingi katkestus või whatever on ju, et eks ta esimese sellise tunde saab ise seda kogeda, et ja siis leida siis erinevate osapooltega see lahendus. Mul tuleb siin üks tore mingisugune, ma ei mäleta, sellest on mingid ajad tagasi, aga nagu selline tagasiside täpselt meelde, et meie käest oli näiteks võetud ainult programm kui selline, et me ei vastutanud toitlustuse eest ega selle koha eest ja seal olid mingisugused errorid ja siis ikkagi nagu kelle otsa vaadatakse, on see, et no tööt agentuur, ürituskorraldusagentuur, et umbes, et mis siis juhtus, on ju. Et noh, tegelikult on see, et klient oli otse võtnud koha, oli otse võtnud nagu cateringi, noh, miks meiega armastame nii-öelda müüa täislahendust, ehk siis ongi see, et sul on kõik ohjad enda käes ja ju ma siis päeva lõpuks vastutan, aga ma ei saa vastutada selle eest, kui te olete ise mingid valikud teinud. Täpselt, absoluutselt, et noh, samamoodi, kui meie käime cateringina ilma agentuurita tegemas, siis ka me lahendame tegelikult ju väga paljusid asju, mis võib-olla ei ole päris meie teemad, et noh, see sama on ju, et meie teenindava personali käest ikkagi küsitakse, kui see lamp kustub, on ju, elekter kaob ära, et noh, et mis me siis nüüd teeme. Et ma täiesti mõistan seda, mis sa välja tõid. Mainisid kohe alguses ka, et on nii-öelda olete uuendusmeelsed ja vaatate, mis turul toimub ja käite trendidega kaasas, et ma võib-olla siis räägiksingi tulevikust, et siin meie maailmas tehisintellekt võtab kõik üle, aga toitu vist veel ei tee, on ju. Aga mis on need trendid, mida sa näed, et mis toitlustusmaailmas kui sellises tuleb, mida küsitakse rohkem ja mida te ise mõtlete, mis oleks selline ohoo? Üha rohkem ikkagi on kontakt kokaga, et ikkagi meilt oodatakse väga palju seda, et klientidega suheldakse, et need toidud valmiks tegelikult kliendi silme all, et oleks nii-öelda see lisavau-efekt. Et ongi tuled, asjad, kõik sähviks, et jah, et ei oodata lihtsalt toitu täna enam, vaid tegelikult ka mingit vau-efekti. Noh, samamoodi on erilahendused, mis on meil alati, me mõtleme kaasa, et teha erinevalt, et toit ei pea alati olema serveeritud laua peale, et see võib olla kuidagi lahedalt seina peale või kuidagi kelnerite puhul nagu vaagnatega põnevalt välja toodud, et need trendid muutuvad pigem vastupidiselt, et kui sa ütlesid AI on ju, et siis pigem vastupidi toitlustuse puhul oodatakse otsekontakti. Et ikkagi inimestele meeldib see, et sa näed, kes selle toidu sulle seal koha peal teeb ja kes selle sulle tegelikult ka serveerib. Et see on pigem, mis ma näen, mis ei muutu, vaid pigem ainult kasvab. Ja kui rääkida nagu toidu serveerimistrendidest, siis ma näen, et väga tugevalt tuleb tagasi selline valge ja minimalism, et kui kunagi siin vahepeal kõik läks hästi tumedaks, tumedad taldrikud, tumedad laudlinad, kõik see, siis täna ma näen, et pigem sihuke valge, helge, minimalistlik serveerimine hakkab tagasi tulema. Ahaa, okei. Et see on sihuke põnev just nagu kuidagi, et kõik see toit oleks kuidagi kunstiliselt lõuendile serveeritud. Et see on see, mis ma näen, et on nüüd järgmiste aastaste teema kindlasti. Et pigem vähem toitu, vähem valikut. Võib-olla üks toidust ja sellest räägime ka, et tänapäeval selline aktuaalne teema on ka see, et mis toidust saab, on ju pärast üritust. Et kuidas teil on sellega, et mis siis toidust saab pärast? Noh, tegelikult on ju erinevaid võimalusi, on ju, et täna meil on selline vahva organisatsioon nagu Food Loop, mida me kasutame tegelikult ka ürituste lõpus, et see toit lihtsalt ei lähe prügikasti, vaid ikkagi tullakse toitu päästma, viiakse ära. Samamoodi paljude ürituste puhul on ka see, et oma töötajad võtavad selle kaasa. Ja tegelikult ka väga oluliseks on saada väga täpne sihtimine, ehk et sa ei paku seda toitu liialt üle.
et sa teedki selle pakkumise vastavalt sellele, mis on nagu päris vajadus, et kui sul ongi tõesti 1-tunnine üritus, siis sul ei ole ratsionaalne pakkuda 1-kilost menüüd on ju. Et võib-olla täpsemalt sihtida, et kunagi võib-olla inimesed ka rohkem küsisid, et kilotoitu, et alla selle üldse üritust ei hakka tegema, siis täna tegelikult inimesed mõtlevad rohkem jätkusuutlikkuse peale ja mõtlevad nendele teemadele, et mis sellest toidust saab ja mis toorainet kasutatakse, et neid teemasid on tegelikult väga palju, et see ei ole ainult see, et mis toit üle jääb, vaid ka tegelikult kõik see eelnev protsess. Fair trade, kõik need munad, vabapidamismunad on, et neid jätkusuutlikkuse teemasid toidus on väga palju. Ja ma tean, et teil on isegi üks väga ilus sertifikaat olemas. Ütle selle nimi ka välja. ISO, jah. Selle sertifikaadi me endale tegime ja tegelikult meil on ka auditi kohustus tegelikult, et me kohe peame siis tõestama, et me sorteerime oma prügi 14-ks. Samamoodi üritustel me sorteerime oma prügi, et ja neid nüansse on tegelikult päris palju, et selleks eraldi saadet vaja. Eraldi teeme selle prügi sorteerimise saate, jätkusuutlikkuse saate cateringi osas, on ju. Ma võib-olla siia veel küsiks, et kas mind ikka huvitab see pool, mis on nii-öelda agentuuri kohta käiv osa, et kuidas sa näed seda trendi või kas sa üldse näed, et kas kliendid tuleviku mõttes tahavad ise olla see tellija rollis või kuidas sa näed agentuuri rolli tuleviku mõttes, et kui sa ütled, et on teil erakliendid või nii-öelda ettevõtted, siis on riigiasutus, siis tulevad agentuurid, et kas sa näed, et see osa võiks kasvada või kuidas? Aga ma arvan, et see on väga palju seotud miskipärast majanduslikust olukorrast, et kui teatud sektoris läheb kehvemini, siis inimesed arvavad, et kui nad võtad agentuuri, et see on paratamatult neile kohe kallim. Tihti see tegelikult nii ei ole, nagu me siin just rääkisime, et sa saad kulusid optimeerida. Aga meie tunnetame, et nii kui teatud sektoris läheb kehvemini, siis pigem nad agentuuri ei võta. Siis nad teevad ise oma võimalustega ära, proovivad üritusi päris nad ära ei jätta, aga nad proovivad lihtsamalt läbi saada ja siis kergem ürituse teha ja ise selle kogu protsessiga hakkama saada. Jah, seda tõesti oleme ka ise kogenud, et me proovime ise ja pusime ise, aga tõepoolest seda ma arvan, ma julgen ka täna väita, et kokkulepped, mis erinevate osapoolte vahel on, et päeva lõpuks sealt kallim see kindlasti see asi ei ole. Ei tule. Võib-olla siia lõppu veel mõned mõtted, et kui nüüd nii-öelda et kui sihtida seda ja ootusi rääkida, et kui see klient nüüd oma päringuga ikkagi tuleb lauale, on ju, et okei, meie võib-olla teeme selle briefi ja mõtte tema eest ära, aga et mis on need olulised asjad, ütleme, et te saaksite võimalikult hea ja täpse selle pakkumise teha, et võib-olla nimetad 3-4 mõtet. Et see ongi kõige olulisem see, kui pikk on üritus, kas inimesed on eelnevalt midagi söönud, kus toimub üritus, tegelikult on väga oluline nüanss ka, kes on külalised, kas on tegu välismaalastega, kas on tegu suuremas osas meesterahvastega, et kõik tegelikult määrab. Et samamoodi, mis on programm, kui tihe on programm, kuidas mahutada sinna vahele näiteks need a la carte road, kui on näiteks a la carte üritus. Et sellised nüansid, et üldiselt meie tahaks ikkagi näha seda üldist plaani ka, et mis ajakava on, kus inimesed saabuvad, palju inimesi on, millal üritus toimub, kas pigem on meesterahvad, naisterahvad, välismaalased. Et need oli nüüd natuke rohkem kui 4. Jaa, aga see tundub meie jaoks niisugune mõnus basic, mis on nagu nii, aga võib-olla tõesti, et igaüks ei mõtle, et mul on vaja, et mul tuleb sünnipäevale whatever, üritusel tegelikult, et mul tuleb seltskond kokku, küll mul on 100 inimest, aga kui nendest 90 on suured mehed, on ju, siis peaks mõtlema, et mis me lauale paneme, on ju. Või siis on täpselt, et mis see taimetoidu osakaal on täna ja muud asjad, mida inimesed täna ootavad laual saada, et need omalt poolt võib-olla esimese uuringuga järgi teha, et siis on kohe õige sihitud asi olemas. Igal juhul ma tänan sind selle toreda väikse vestluse ja kohvipausi eest. Kohvi küll ei pakume vett sulle, aga siiski. Ma loodan, et meie koostöö jätkub täpselt sama võimsalt ja ägedalt edasi ja soovin teile igal juhul palju jõudu ja jaksu. Aitäh! Nii et head sõbrad, kohtume juba järgmistel kohvipausidel. See, kes siis on saatekülaline, seda veel ei tea ja ei ütle ka. Aitäh!